Hei, sa oled siin blogiartikli ja sind huvitab REM-uni. Mis see kujutab endast? Ja ma jagan sulle natuke ka unefaasidest ülevaadet. Ja siis jagan sulle, mida see REM-uni täpsemalt teeb meile vaimule. Me hakkame liikuma unefaasides erinevates. Et kui me paneme pea padjale, jääme siin unekoomasse, siis me ei maga lihtsalt tunde, vaid erinevaid faase ja unetsükleid. Me hakkame liikuma siis esimesest teisest kolmandasse, siis me tuleme omakorda välja veel. Ja me magamegi tegelikult siis 5-9 minutist unetsüklit, ehk täiskasvanud inimene vajab nii palju und. 8 tundi und, kus on tulnud, on see ka, et magama jäämiseks kulub aega. Minu unemõõdik ütleb keskeltläbi 10-15 minutit. Teist staadiumit magame kõige rohkem, 45%. Kolmandat staadiumit ja REM-und magame kuskil 25% kogu öö jooksul. Ja REM-une puhul on see oluline teada, et 60-90% REM-unest toimub alates kuskil kella 3. Ehk kui me võtame ära und just öö lõpupoole, siis me kaotame just REM-und. Öö esimeses pooles jällegi me kaotame seda juba sügavat und N3. Aga mille jaoks need on vajalikud üldse? Öö mõttes võib mõelda ka, et uni nagu kahes osas üles ehitatud. Esimene pool on nagu siuke füüsiline tervis ja teine pool on siuke emotsioonid, vaimne seisund. Ja seal on seotud just REM-unega. Kõige tähtsam üldse, kui me tahamegi parandada und või mis see minu number 1 soovitus oleks, siis see, et oleks sul regulaarne magamineku aeg. Meie keha tahab regulaarsust. Me teame seda olukorda, kui meil kella keeratakse, eriti siin kevadel, kui kevad kätte jõuab, siis hakkab olema see probleeme. Keha vajab kohanemisaega. Ja sinu keha tahab seda õiget magamineku aega, mis käib sinu rütmi järgi. Ehk see on kõige tähtsam üldse. Aga palju siis tunde on ka vaja ja räägitakse 8 tunnist, aga mida siis uuringud on leidnud? Ma leidsin väga põneva uuringu, mis tehti 2015 aasta. Grupp inimesi, kujuta ette, et sa oled ka 160 inimest. Ja neil maksti $1000 selle eest, et neil lastakse ninna rinoviirust. Tavaline külmetushaigus. Ja peale seda siis pandi neid hotelli tuppa 5 päevaks ja hakati siis mõõtma selle järgi, palju keegi magab, et kui suure tõenäosusega nad haigestusid sellesse viirushaigusesse. Ehk siis meie immuunsus alati üritab kahjutuks teha need nakkuskolded. Ja mis siis selgus ka, et need inimesed, kes magasid 5 tundi ja vähem, tõenäosus haigestuda oli 45%. 5-6 tundi hakkab jälle langema see järjest 30% ja lõpuks siis, kui magame 7 tundi ja rohkem, siis see protsent enam ei muutu. Ehk siis 17% selle uuringu kohaselt toimus see ikkagi haigestumine. Et me võime magada 10 tundi, see ei tähenda, et me mitte kunagi haigeks jää. Et see ei ole üldse see point. Ehk siis meie immuunsus vajab seda und terveks olemiseks. Mida need unefaasid teevad? Siis teine staadium on hästi oluline õppimise, omastamise staadium. Teises faasis toimub meil spindlid, unespindlid. Need on siuke elektriimpulsid käivad läbi aju. Ja samamoodi siis ka kompleks. Ja nende roll ongi võtta need faktid ja hakata looma uusi ühendusi. Ehk siis, kui ma mõtlen motoorikas, ehk siis kui ma teen mingit harjutusspordis, siis ma suure tõenäosusega ebaõnnestun. Ma võin harjutada hästi kõvasti seda, aga me vajame seda unespindli und, et siis saaks see oskus tulla meie kehasse, see vilumus. Ja samamoodi öeldakse ka, et hommik on õhtust targem ja tihtipeale see siis saab tulla, et hommik on õhtust osavam. Siis kolmas unefaas on hästi oluline selleks, et me saaksime siis füüsiliselt olla terved. Sellel ajal keha toodab siis kasvuhormooni ja melatoniini.
Melatoniin on unehormoon, seda hakatakse kuskil 90 aeg tootma ja see tipp saabub kuskil kell 2-3 ja siis hakkab ta vaikselt langema see ja kell 3 aega hakatakse tootma kortisooli. Aga nüüd see öö esimene pool tegeleb meie immuunsusega, ehk meil on aktiviseerunud kõige tugevamad kaitserakud ehk siis NK-rakud, natural killer cells, mis hävitab eos igasugused viirushaigused, kümnetushaigused ja sealt tulebki mängu ka see asi, et kui me räägime tundides, siis on hästi oluline roll ka see, kuna sa magad neid tunde. Ehk siis uni, kui sa lähed kell 10-11 magama versus sa lähed kell 2-3 on väga erinev roll. Ehk siis mida paremini sa hoiad seda regulaarset rütmi, seda paremini su immuunsus töötab. Aga kui sa oled nagu nii-öelda hüppad ühe kella teisele, siis su keha ei saa aru ja kui minna kell 2 magama, siis see ravidoos või nende NK-rakkude arv, mis meie kehasse tuleb une ajal, siis see võib olla palju väiksem. Ehk siis me võime haigestuda mingisse haigusesse. Meie musklid kasvavad, lapsed kasvavad sellest esimesest 3 tunnist 2 unetsüklist kõige rohkem. Südametervis paraneb, meil ajupesu ehk siis meil on kehas üks lümfaatiline süsteem, siis ajus on meil glümfaatiline, lastakse ajuvedelikku ja see puhastab amüloid ja beta-valke, mis on toksilised ja millega siis ka seostatakse dementsust ja Alzheimerit. REM-uni on otseselt seotud meie vaimse tervisega. Ehk siis 30% meie aju läheb aktiivsemaks ja see hakkab tegelema meie emotsioonidega. Ehk siis ta aitab tasakaalustada meie emotsionaalset aju amügdaalat. Ja teinekord, kui me olemegi vähe REM-und saanud, siis me võime tunda oleme hästi nagu tundlik, et meie süütenüür on hästi lühike, võime olla väga impulsiivsed, et seda taju enda juures kohe. Et kui sa kaotad seal, ärkad kell 5 üles ja ei suuda enam uinuda, siis sa tunned kohe kuidagi, kõik mõjutab rohkem. Teine asi, meie loovus paraneb, ehk siis REM-unes me oleme teeta ajulaines ja teeta ajulaine on kui sild meie alateadusega. Kui näiteks, kui me läheme hüpnoterapeudi juurde, siis hüpnoosi, siis see inimene viib sind sellise seisu, kus sa nagu magaks, silmad on kinni, aga sa räägid ja see rääkimine, see info tuleb kuskilt sügavat kaugest lapsepõlvest. Ja kui mõelda üldse, see magamine üldse ongi täielikult, me oleme kuskil teises dimensioonis, ehk REM-unes me näeme ulmelisi asju. Ja see on selle tõttu ka, et see REM-uni, siis ma toon sihukese analoogi. Ehk siis, kui me õpime fakte praegu, päeva esimeses pooles näiteks, siis see otsus, see õppimine ongi nagu pusle kokkupaneku otsus. Hakkame puslet kokku panema, siis algul hästi pilt segane. Me ei saa aru sellest, mis täpselt tuleb, kus peab miski olema. Aga hakkame nurgast peale ja me hakkab see pilt paremini välja kooruma. Ja REM-uni siis võtabki lõpuks need kõik tükid paneb kokku ja nüüd ta näeb nagu suuremat pilti sellest asjast. Et meil ajus kujuta ette nagu erinevad riiulid, siis, kus on erinevad teemad. Ja nüüd see REM-uni võtab sinu elus praegu aktuaalse teema, ta laotab laiali ja ta hakkab siis vaatama nagu suuremalt seda asja, et mis asi siin tegelikult veel peitub. Ja mõelda ka, et on erinevad teosed, mis on sündinud nii, et autor ärkab üles ja tal on mingi inspiratsioon kehas. Ja samamoodi üks maailma tuntuvaid lugusid, Paul McCartney Yesterday, ta ärkas hommikul üles, tal oli mingi inspiratsioon, istus klaveri taha ja mängis kuskilt sügavast kohast seda meloodiat. Ja hiljem siis läks stuudiosse ja toimuski sihuke asjade kokkupanek ja lõpuks sündis see lugu. Aga kui see Paul McCartney oleks juhuslik võtnud hommikul ärgatas telefoni kätte, kohe hakanud scrollima, appikene, isse mul on täna see, ehk siis me lähme sellelt lainelt ära, selle loovuse lainelt, et siis ma soovitan ka sul ärgates
proovi rohkem kontaktis olla endaga ehk siis sisemaailmaga ja seal võib tulla midagi huvitavat vastuseid, inspiratsiooni, mõtteid. Ja võib-olla sa nüüd mõõdad ka, sul on mingi unemõõdik, minul on Oura sõrmus, on Whoopid, Garmin, Polar, Apple ja Fitbit oli üks esimesi ja on ka sihuke äge äpp, millega ma kunagi alustasin üldse mõõtmist, proovisin. Kindlasti need ei ole jätkusuutlikud, aga lihtsalt ma toon välja ja Sleep Cycle on hea, et ma olen töökapi peale, paned ta käima ja siis ta registreerib sinu nagu liikumist, näiteks norskamist, et kui sa oled üksi, siis on väga hea tuvastada äkki sul uneapnoe. Ja mida ta näitab, mida minu Oura sõrmus näitab? Erinevad numbrid ja tihtipeale ka vaadatakse neid, palju sa magasid kokku, et see efektiivsus, et see on minu silmis väga mõttetu number, et ei tasu jääda kinni. Samamoodi need REM sleep ja deep sleep pikkus. Need on nagu mingid numbrid, mingi algoritmid ütlevad, et sa magad nii palju, aga tegelikult õiged ajuuuringud või uneuuringud tehakse just ajulainetega. Timing, see on võib-olla sihuke hea, et panna teile piirid peale, sa tead, kuna magama minema ja latency on siis magama jäämise periood kaua võtab aega. Aga ühed tähtsamad näitajad on siin see, et sinu pulsisagedus keskmine. Ehk siis igal inimesel tekib oma nagu see skoor, õigemini keskmine. Ja kui sa mõõdad seda pikalt, siis sa tegelikult saad aru, et mis su see keskmine pulsisagedus magamisel on. Minu ta kuskil ongi 48-49 kuskil lööki minutis. Aga nüüd, kui ootamatult sinu trendist on see pulss nüüd ootamatult, et minul on 49-st äkki sealt läinud 55 peale või 60 peale isegi. Siis on küsimus oot, miks see pulss on kõrgem. Ja see võib tulla sellest täpselt minu võib-olla elustiilist või midagi, näiteks kui tarbime alkoholi, siis kohe see une juures sa võid näha seda statistikat, et see pulsisagedus on kohe kõrgem. Et su keha tegeleb millegiga, ta ei ole nagu selles heas unes, kvaliteetses unes. Ja teine on siis ARV, mis on oluline näitaja. Et kui see ARV, mida väiksem on, siis seda parem, aga igal inimesel on oma ARV. Minu ta kuskil oli 36 on siin, et mõne võib olla 50 isegi, et pigem on see, et jälle sul on oma trend kujuneb välja ja selle järgi saab kõige paremini mõõta üldse. Aga miinuskoht ongi see, et ma tean tutvusringkonnas palju mõõdavad mu ema, et siis kui ma sain täna nii vähe seda REM-und, siis siin on hea näide Oura sõrmus ja huvitav kombel, miks nad niimoodi seda võimaldasid, siis ma olin aasta aega mõõtnud ja siis tuli uus algoritm välja. Ja ma sain samal päeval, ühel päeval vaadata vana algoritmi, uut algoritmi ja võrrelda omavahel neid asju. Ja mis siis selgus ka, et ma olin aasta aega mõõtnud ja minu keskmine oli 6 tundi 42 minutit magasin. Uus algoritm ütles mulle, et sa magad nüüd 7,5 tundi põhimõtteliselt, mis ongi see optimaalne aeg võib-olla. Ja samamoodi näiteks oligi deep sleep oli esmalt 3 tundi ja nüüd siis äkitselt kaotati ära mult, võeti tund ja 52 minutit ainult, tund aega ja rohkem kaotasin. Ehk siis neid ei tasu vaadata. Kõige tähtsam on sinu regulaarne, kuna sa magama lähed. Kui sa seda hakkad järgima, siis sa hakkad nägema ka paremaid tulemusi. Et mitte liiga hilja ka. Seal on ka oluline roll. Ehk me käime ööpäeva rütmi. Me ei saa valgest toota unehormooni melatoniini. Seda toetakse, ütleme kuskil 90 aeg. Ja kui päeval me ei saa seda teha. Ma loodan, et sinu jaoks oli siin huvitavat infokildu, said natuke targemaks, et aitäh sinu aja eest ja kohtume järgmises blogi artiklis.